Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime meie tähelepanust. Ma usun, et te olete ise ka märganud seda, et kuidas maailm on järjest enam muutunud selliseks ülevoolava informatsiooni maailmaks, kus infot tuleb uksest ja aknast ja ole vaid nii-öelda mees ja või naine ja võta see vastu. Aga kas sa oled ka teadlik selles, et meie tähelepanu ehk siis see, kuhu me oma teadlikkuse fokusseerime, sellega kaubeldakse sisuliselt nagu valuutaga. Et luuakse spetsiaalseid algoritme, et jälgida meie käitumismustrit ja teha sellest järeldusi ja jälgida meie käitumismustrit, mis räägib meie kohta rohkem, kui me ise teame. Ja kogu selles virvarris, selles hullus maailmas on vaikuses olemine üks väga luksuslik nii-öelda aare, kui nii võib öelda. Mina olen teadlikult ise aastaid püüdnud olla võimalikult palju vaikuses. Meil kodus kunagi ei mängi, väga harva mängib muusika või veel hullem taustal, kui mängiks veel mingisugune televiisor või raadiot ja neid me ei kuula ammugi aastaid, peaaegu 20 aastat. Aga ja ka muusikat ma valin väga ja millal ma teda kuulan, sest ma eelistan olla vaikuses. Autos sõites samamoodi, täielik vaikus on. Et ma saaksin nii-öelda olla iseendaga koos, tunnetada, tajuda, sest selles hullus maailmas, kus infot on nii palju ja kõik üks karjub teisest kõvemini, et kuuldud olla, nähtud olla, ma räägin siin piltlikult, eks ju, alates igasugustest reklaamidest ja muudest asjadest, et on haruldane, kui sa saad olla vaikuses. Seega küsimus tekib. Ja kas sa oled mõelnud selle peale, et kes tegelikult neid nööre tõmbab, mis paneb inimkonda tähelepanu juhtima ühele, teisele või kolmandale asjale. See on väga kindlalt orkestreeritud plaan ja õnneks praegu on ka valged baretid sellega selles mõttes seotud, et meid viia sinna, kuhu inimkond peab jõudma, ehk siis ärkamise juurde. Aga minu soovitus on sulle tänaseks. Leia aega päevast, kus sa saad olla vähemalt pool tundi, kui mitte tunde, täielikus vaikuses. Sa ei pea olema üksi selleks, et olla vaikuses. Sa võid olla oma pereliikmetega koos, aga kui kõik vaikivad ja on oma nii-öelda sellises endaga kontaktis, siis on see esiteks tõeliselt haruldane ja teiseks suurepärane viis iseennast leida, tundma õppida ja arendada ja laiendada oma teadvust. Nii et soovin tänaseks sulle rohkem vaikust igasse päeva. Seda saab teadlikult ette võtta ja harjutada ja ma usun, et te kõik lõpuks väärtustate seda, nii nagu mina. Kohtumiseni.